Sa oled sündinud Viljandimaal ja üles kasvanud Olustveres. Kuidas rattasport jõudis sinuni? Lapsepõlves olin korralik maapoiss ja arvutit mul kasutada ei olnud ja seetõttu veetsin suurem osa enda lapsepõlvest väljas mängides ja rattaga ringi sõites ja võtsin ka võimalikult palju osa Viljandi ümbruses toimuvatest võistlustest ja sealt ma arvatavasti selles jalgrattapisiku saingi. Ja kindlasti oli ka suureks eeskujuks mulle mu sugulane Markus Paes, kes oli ka juba mitmeid aastaid jalgrattaspordiga tegelenud ja tema mind ka rattatrenni kutsus. Kuidas esimene trenn oli? Mäletad sa sellest midagi? Mäletan ikka ja kohe anti maanteeratas ka alla ja see oli ikka päris äge sellel ajal. Aga nende suurtemate poistega oli päris raske sammu pidada. Nüüd oled sa juba U23 vanuseklassis. Millised mälestused on sul varasematest aastatest kõige eredamalt meeles? No kindlasti Eesti meistrivõistluste medalid on ilusti meeles. Noorena meeldis kindlasti maastikusõit rohkem, aga nüüd meeldib üha rohkem maanteesõit. Millistel sõitudel sa praegu Eestis osaled ja kuidas sul seni on läinud? Üritan ikka osa võtta võimalikult paljudest sõitudest, eriti maanteesõitudest. Alguses oli plaan ka võimalikult palju maastikusõitudest osa võtta, kuid pärast väikest ebaõnne maastikusõidul kadus see isu ära. Aga muidu on täitsa edukalt läinud. Enda Eesti tuuri sõitudega nii rahule ja Tartu rattarallil olen ka ilusti pildis. Räägi, kuidas Tour of Estonia oli, et see on küllaltki prestiižne võidusõit Eestis, et mis tunne oli selliste suurte nimedega koos sõita? Tunne oli üllatavalt hea isegi, et tundsin ennast tugevalt ja sain tiimile kasulik olla. Et ma ise olin rohkem seal töötegija rollis, et aitasin liidrida. Et aga äge oli. Mida tähendab töötegija roll Eesti koondises sõitjana? Et hoidsin liidreid ilusti pundi ees, hoidsin neid tuule käest varjus, et neil võimalikult lihtne oleks. Ja aitasin jooksikuid püüda ja siukseid ülesanded mul olid. Eesti koondise üks liidritest oli Gert Jõeäär. Josten, räägi, mis tunne oli sõita koos Gerdiga ja teda aidata? No ikka äge on sõita profiga nii kõrvuti ja külg külje kõrval. Et kas õpetussõnu oli ka kuulda või? Nagu õpetussõnu väga ei olnud, aga selle üle oli hea meel, kui ikka kiitis, et kui ikka patsutas õlale, et tubli töö ja et see ikka tõi hea tundena. Kui kaua sa oled Prantsusmaal sõitnud ja kuidas sa sinna pääsesid? Prantsusmaal sõidan esimest täispikka aastat. Sõitsin ka eelmine aasta suve lõpus 1,5 kuud, aga nüüd on esimest aastat täispikka. Mis klubis sa sõidad ja kes on su meeskonnakaaslased? Sõidan EC Mayenne nimelises klubis. Enamjaolt on seal prantslased, see on 2 eestlast ja 1 ungarlane. Küllaltki rahvusvaheline meeskond siis? No siin eelnevatel aastatel on see isegi veel rahvusvahelisem olnud, aga sellel aastal väga välissõitjaid ei võetud. Kui palju sa sõidad Prantsusmaal ja kui suur on sinu treeningmaht? Prantsusmaal on keskmised trennid umbes 4-tunnised ja ühe nädala jooksul sõidan umbes 20–25 tundi. Et see oleneb suuresti võistlustest, et kui on võistlused, siis on see maht ka väiksem. On kuulda olnud, et kõik, kes lähevad Prantsusmaale sõitma, siis võistlevad rohkem kui trenni teavad, et kui tihe kalender siis Prantsusmaal tegelikult on? Võrreldes Eestiga on kindlasti oluliselt tihedam, aga seda suvel. Et kevadel on see üsna õrevel, et siuke 1-2 võistlust nädalas. Aga suvel saab isegi mõnel nädalal 3-4 võistlust. Kus sa Prantsusmaal elad
ja milline on sinu eluolu seal? Et elan Miami linnas ja saan 100% keskenduda rattaspordile ilusti. Et eluolu nagu väga isegi ei erine, ainult selle poolest, et ei pea liigsete asjade pärast muretsema, näiteks kool ja mingid muud taolised asjad. Elame korterimajas ja elamustingimused on täitsa normaalsed, et nurisemeks pole põhjust olnud ja elab ilusti tiimi poolt antud raha ka ära. Ma elan teise eestlase Kevin Lippega ja siis ungarlase Marton Solimosiga. Kuidas sul Prantsusmaal läinud on? Olen saavutanud päris häid tulemusi, et paar võitu, mõni teine koht ja mõni kolmas koht ka veel lisaks. Esimese kategooria sõitudel olen ka seal esi10 kohti saavutanud ja et olen igatahes rahule jäänud enda saavutustega. Millal sa taas Prantsusmaale suundud ja millised on sinu edasised plaanid? Tagasi sõidan, kui halvasti läheb, siis juuli esimesel nädalal, aga kui hästi läheb, siis 20. juuli paiku. Et see tähendab seda, et kui ma pääsen koondisesse ja Euroopa meistrivõistlustele, siis saan hiljem Prantsusmaale minna. Kes on sind seni sinu ratturikarjääri jooksul kõige enam toetanud ja on sul ka isiklikke personaalseid sponsoreid? Kõige rohkem on kindlasti toetanud perekond, vanavanemad ja sugulased, sõbrad, kindlasti ka treener, kellelt olen alati nõu saanud, kui on selleks vajadus olnud. Aga personaalsed toetajad küll puuduvad. Kuidas suhtub sinu perekond sellesse, et peale gümnaasiumi ülikooli asemel otsustasid Prantsusmaale rattas sõitma minna? Eks isa ja vanaisa on mind alati toetanud, aga ema ja vanaema olid pigem selle vastu, et läks ikka tükk aega, et neid ära veenda, et rattasport on ikka see, millega ma tahan praegu tegeleda. Et kooliga nagu aeg on. Nüüd, kus sul on Prantsusmaal 2 võtti taskus, kuidas ema ja vanaema nüüd sellesse suhtuvad, et sa Prantsusmaal ratas sõidad? Ei no ikka on hea meel ja nüüd nad ikka toetavad ka. Et algul jah, et pigem olid vastu minu minekule, et ikka kool on tähtsam. Aga nüüd neil on hea meel, et ma olen selle valiku teinud ja ma vähemalt arvan nii. Milliseks on jäänud sinu suhtlus senise treeneri Marek Johansoniga, et kas olete väga tihedalt kontaktis või pigem mitte? Prantsusmaal olles ma ikka suhtlesin nädalas korra 2, aga seda nagu meili teel, et kirjutasin enda tegemisest ja vahepeal küsisin nõu ja kuidas treeningutega toimida. Aga muidu nagu Prantsusmaal tegime Jaan Kirsipuu plaani järgi, et väga nagu nõud ei olnudki vaja küsida, et saime Kirsipuu käest kõik vajalikku teada. Et mind ta nagu otseselt ei joendagi, aga tänu Kevin Lippele saame nüüd tema plaani järgi teha. Aga ta hoiab nagu meil mõlemal silmi peale, küsib, kuidas tunne on. Põhimõtteliselt tänu Kevin Lippele olen temalt saanud treeningplaanid ja nüüd nende järgi ka olen toiminud. Mida sa ütleksid oma väikestele kolleegidele Viljandi rattaklubis innustavaks sõnaks, et kuidas Prantsusmaale jõuda ja mida selleks tuleks teha? Kindlasti tuleks trennidest osa võtta, et lihtsalt väga ei tule midagi, et vähemalt mul ei ole tulnud, et tuleb ikka vaeva näha, et ega väga nagu muud ei olegi.